Armas kogudus, me kuulasime juba kirjast Hebrealastele epistli ära, ehk siis jutluse aluseks tuleb seesama tekst, mis ütleb väga üheselt: olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul. Aamen. Kui me vaatame kirikukalendrit, siis tänase pühapäeva juhtsõnadeks on tõde ja eksitus. Võttes aluseks selle sõnapaari tõde ja eksitus, tuletame endile meelde, et kristlastena tuleb meil elus sageli võidelda selle eest, et eraldada tõde valest ja õiget väärast. Ja täna tahetaksegi meie tähelepanu pöörata sellele ülimale tõele, et Jumala tundmine ja tema tahte taotlemine juhivad inimest tõe juurde. Jumalaga on võimalik elada ainult sellel, kes tema armupakkumise vastu võtab ja elab tões, mille Jumal on ise aluseks pannud. Tõe leidmine ja eriti selle järgi tegutsemine, vale ja valeõpetuse paljastamine ja sellest hoidumine on seepärast kristlase ülim vajadus. Kus seda ei tehta, on siis arvatavasti eksitud igavesse elluviivalt rajalt. Jutluseks valmistudes täitsa huvi pärast vaatasin, mida kostab Ai sellise teema peale, kui anda talle ette otsingu sõnadeks jutlus teemal tõde ja eksitus. Ja tore oli vaadata ja tõdeda, et Ai sellel teema puhul väga nii-öelda puusse ei panegi, toob teine viisakalt välja teema punktidki. Jutluse teema tõde ja eksitus tuum peitub oskuses eristada vaimusid ja Jumala sõna inimese enesepettusest. See kutsub meid üles kriitilisele meeleparandusele ja kindlale usaldusele Kristuse vastu, eriti kui seisame silmitsi valeõpetuste ja maailma eksitavate tuultega. Nii ütleb meil Ai. Selle vaimuliku teema keskmeks on ju sageli Jeesuse hoiatus, mida me kuulame Matteuse evangeeliumist, mis järgneb siis tänastele evangeeliumi salmidele, salm 15. Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpoolt on nad aga kiskjad hundid. Eksitus ju ei tule meie ellu peaaegu kunagi avaliku ja vastumeelse kurjusena, vaid sageli ahvatlevalt, näiliselt, loogiliselt, aga siiski lambanahas, ehk siis heade kavatsuste maski all. Kuidas me saame siis teha vahet tõel ja eksitusel? Siin on 3 peamist põhimõtet, mida Uus Testament ka käsitleb. Jeesus ütleb, head puud tuntakse heade viljade järgi. Ja eksituse tunneb ära siis, kui ilusad sõnad ei vii tegudeni ligimese armastuses, rahus ja andestuses, vaid tekitavad hoopis hirmu, lõhesid inimeste vahel ja isekust. Teiseks ütleb meile Uus Testament, et me ehitaksime kaljule. Tõde ongi nagu kaljule rajatud maja. See peab vastu elutormidele. Eksitus on siis seevastu liiva ehitamine, mis näib mugav ja kiire lahendus, kuid variseb kokku kriisi hetkel. Kaljuks on Jumala sõna ja meie elav suhe Jeesuse Kristusega. Ja 3. loomulikult, millest räägiti ka meie epistlis, vaimude läbikatsumine. Apostel tuletab meile meelde 1. Johannese kirjas, et ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi. See tähendab, et me ei tohiks pimesi järgida kõiki õpetusi või trende, vaid peame neid võrdlema pühakirja valgusega. Tõde ei ole seega lihtsalt mingi abstraktne filosoofiline mõiste, nagu paljud tänapäeval seda arvavad, vaid tõde on Jeesus Kristus ise, kes ütleb ka ju meile, mina olen tee ja tõde ja elu. Eksitus on aga igasugune püüe ehitada oma elu ja õiglust üles ilma Jumalata või eirates tema armastust. Aga mis oli veelgi toredam ja meeldiv silmane näha, on Ai poolt soovitatud, antud tegelikult otsene soovitus, mis kõlab järgnevalt. Kohalikust elust Tartus rääkides, kui otsite vaimulikku tuge, elavat osadust või soovite arutleda tõe ja eksituse üle,
olete oodatud osalema teenistustel ja aruteludes Tartu Ülikooli Jaani koguduses, kus sarnaseid teemasid on süvitsi lahti harutanud ka õpetaja Triin Käpp. Hakkasingi siis uurima, mida on kirjutanud meie koguduse õpetaja Triin Käpp. Ja eelkõige jäi silma teema kokkuvõtte ühest tema jutlusest, millele ka Ai viitas, mida ta soovitas lugeda. Ma pean täpsustama, et ma ei ole üldse mingi tehisaru fänn ja ma ei ole seda ka kunagi kasutanud, ma ei ole seda ka kunagi tsiteerinud, aga lihtsalt telefonis mõtteid otsides andis Ai esimese vastuse ja loomulikult süda rõõmustas, et osaduse, vaimuliku toe ja arutelude osas on just meie kogudust soovitatud ja välja toodud. Vahelepõikena siis veidi ka endast, sündinud ja koolis käinud Hiiumaal, olen siis meie Tartu Ülikooli Jaani koguduse liige, preestri ametisse ordineeriti mind aastal 2013 ning peamiselt siis tegutsengi siin samas Tartu Jaanis inglisekeelseid teenistusi läbi viies ja olen ameti poolest ka Valga praostkonna vikaarvaimulik. Aga tagasi meie õpetaja Triino juurde, kes võtab tänase teema kokku nii. Üks viis tõele läheneda ongi, et kõik, mida me kuuleme, teame, näeme, usume, see tuleb läbi lasta Kristuse prismast. Mitte nii otseselt, et ainuke tõsine ehitusmaterjal vundamendiks on kalju ja liiv, ei kõlba kuhugi, vaid pigem ehk mõtiskledes muuhulgas ka sellele, kellele pani Jeesus nimeks kalju. See oli ju Peetrus. Ekslikule inimesele, kelle süda oli õiges kohas. Tavalisele inimesele, kes uskus ja kellest sai jagaja, siiras usk on nakkav, päriselt usu tõeks elamine samuti. Ja see ei tähenda, et me ei eksiks. Küllap on tõelise tõe mündi teine pool, nimelt eksitus. Me oleme harjunud neid kuidagi nägema vastanditena, aga see ei pruugi nii olla. Tõde ja eksitus käivad käsikäes. Vahel ju näeme just läbi eksimuste oma tõde selgemini. Oluline on asetada Kristus keskmeks, siis kukub see münt ikka lõpuks õiget pidi, on kirjutanud Triin Käpp. Ja seda lugedes otsustasingi, et ma ei leiuta uut jalgratast, vaid tsiteeringi neid õpetaja Triinu mõtteid, mis ühtivad vägagi minu omadega. Aga edasi veel mõtteid kogudes. Antud teema kohta leidsin aga palju sarnasusi eri aegadel kirjutatust. Nimelt eksitavad meid ju teelt tänapäeval info üleküllus ja seda me arvame, et eriti meil siin tänapäeval, kus noored ei jaksa keskenduda rohkem kui paariks minutiks, et nad infot üldse vastu võtaks. Aga tegelikkuses on see igal ajastul nii tundunud. Näiteks Jaan Kiivit, meie kunagine peapiiskop, toob juba aastal 1999 välja antud jutluse kogus Tõde teeb vabaks tänase pühapäeva kohta, et probleemiks on infomüra, info üleküllus ja kuidas selle kõige keskel jääda püsima nii, et meie pilgud oleks alati pööratud Kristusele. Jah, juba toona, aastal 1999, maadlesime me infosaastaga, mis varjutab meie kriitilist mõtlemist ning püüab igati meie tähelepanu pöörata Kristusest eemale, mis peamine ristist eemale. Nii me oleme, haarates siit ja sealt, otsides südamele sügavust, hingele kosutust ja selles virvarris ongi argipäeva askeldustes ja infomöllus pigem keeruline hoida silmad Kristuse poole. Jah, me palvetame igapäevaselt, mõtiskleme, aga kui palju meil kõige selle kõrvalt jääb aega analüüsida, kuivõrd kõik meie ümber, millel ei ole igavese elu mõõtu, meie olemist sisemiselt kahjustada võib. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad ja kitsas on värav ja ahtak on tee, mis viib ellu. Ja pisut on neid, kes selle leiavad. Need kuuldud salmid on tänase päeva juhtsalmideks. Kuidas püsida sellel ahtakesel teel, mis viib ellu? Jaa, meil on olemas 10 käsku. Kes neid peab, on justkui juba kitsal teel käimas. Aga käsuvagadusest alati ei piisa.
Evangeeliumides on palju juttu Jeesuse ja käsuvagade variseride vastuseisust. Jeesus pidas käske õigeks ja heaks, kuid lisaks sellele nõudis ta veel halastust. Ta seadis alati halastuse käskudest ettepoole. Jeesuse järgimine kitsal teel ei olegi nii lihtne. Me võime avastada, et oleme siin üsna üksi. Moraaliüngritest hoitakse parem eemale, keegi ei taha, et tema vigadele osutatakse või neid noomitakse. Muutustele tahab millegipärast igaüks ikka ise jõuda. Iga inimene tahab ilmselt oma eluteel järgida tõde ja hoiduda sellest, mis on eksitus. Samas on väga raske eristada tõde eksitusest. Ja nii oli osade Kristuse ajal elanud inimeste jaoks Jeesus tee, tõde ja elu. Teine osa aga pidas Kristust seevastu eksiõpetajaks ja nad lõid päästja risti. Nendest igaüks tegutses tõe nimel ja eksituse vastu oma arusaamade järgi. Ja tänapäeva maailmas on eksitust, mis üritab jällegi jätta endast mulje, et tegu on tõega. Aga just Jumala tundmine aitab meil teha neid õigeid valikuid. Sest tõde tuleb inimese juurde alati armastuses, sest Jumal on armastus. Tõde kannab head vilja, aitab kogudusel kasvada, sellal kui eksitus on lõhkuv ja hävitav. Eksituste peale me võime rajada suuri plaane ja saavutada ka lühiajalist edu, kuid tõde on see, mis jääb alati püsima Jumalas. Tänane teine juhtsalm kutsub meid käima valguses. Käige nagu valguse lapsed, sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Võime lugeda kirjast Efeslastele. Kristus nimetab iseennast valguseks. Mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Ja evangelist Johannese jaoks on see enesestmõistetav ja nii alustab ta oma evangeeliumi öeldes: tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Oleks ju loomulik, kui inimesed armastaksid valgust ja püüdleksid selle poole, kuid me teame ilmselt igaüks oma endaga elust, et on asju, mis võivad päevavalgust karta. Muidugi, Jumala ees ei õnnestu meil midagi varjata. Nii et lõppude lõpuks on kogu meie peitusemäng rumal ja mõttetu. Jumal ei taha meie üle kohut mõista ega meid hukka saata. Mitte selleks ei ole ta ju oma poega, oma igavese armu valgust maailma saatnud. Valgus ei eksisteeri maailmas mitte üksnes selleks, et pimeduse tegusid paljastada, nii nagu ta ei eksisteeri ka selleks, et päev ei oleks üksnes ööle vahelduseks. Käige nagu valguse lapsed, öeldakse meile. Ja see pole tavaline valgus, mille kandjaks meil tuleb olla, vaid jumalik valgus. Sest Jumal elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Ja ka meie juures pole võimalik seda jumalikku valgust näha otseselt, pigem kaudselt, sest valguse vili on igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Aamen.